Tartu Luun ja Tabivere, Puurmani ja Kaagvere, Kõrveküla. Hea küsimus. Lähte, Äksi, Saadjärve, Elistvere. Voh! Niimoodi kõmiseb see koht, kus me hetkel oleme siis. Ja Elistvere loomapark. Pole siin käinud reaalselt, pakun puusalt 10 aastat äkki kindlasti. Kui ma vaatasin videot 2009 oli mul mingi vana kaamera peal oli video ja praegu meil 2013 aastat. Ma arvan, 12-13 aastat, jah. Vaatame, pilet oli 5 eurtsi, helistasin ette ja siis teeme selle makse siia ära ja lähme vaatame, mis siin siis põnevat on. Vudila mänguma paistab ka sealt samast, et viskab pilgu peale. Sissepääs on siin samas, on laks sisse siit ja näed, siin on enam-vähem samasugune kõik nagu kunagi oli. Maalid üleval ja siin on mingid linnupesad. Rahvasuusmäger tuntud kui Meeleskmäär ja Kähr. Vot see vend jooksis mulle tee peale ette mingi päev. Siin on siis nüüd hunt. Need on topised küll jah, aga see on päris hirmus, kui ikka siuke metsas ligi tuleb. See on kuni 60 kilo oli, ja siin kirjutab 30-50 kilo. Kes see on? See on nüüd see vend, kes neid puid langetab. Kobras, jah. Metsiga. No see on ka päris metsas ligi jookseb, ei ole väga lõbus. Siin on Ilves. Wow. Erinevad sarved, metskits, põhjavõder, Euroopa piison, punahirv ja kabehirv. Orav. Karu Karoliina lugu. Siin saad siis Karu Karoliina lugu lugeda. Rohevint ja salutihane ja siisike ja põhjatihane, halbrähn, tuttihane, põldvarblane, siidisaba, ohakalind, koduvarblane, rasvatihane, leevike, urvalind, talvike, puukoristaja, porr, ei ole nii, sinitihane ja roherähn. Normaalne. Vaatad purgi pealt numbri ja siis oskad pabula järgi aru saada, kellega tegu on. Pruunkaru pabul on seal number 12. Hundil on selline. Hunt on 10. Need on hundi pabulad siin siis. Number 1 on põder. Põdral on nagu, see on nagu pähkel. Number 4 on punahirvel on siukene. See on tavaliselt ka. Mis see 3 on? 3. Oraval on nii väiksed pabulad. Aga need on tavalised juba. Need on hobukastajad. Ei näe, see on lihtsalt vaata. Saar, ja. Teemned igasugused. Ja siin on rähn. See on nüüd see vend, kes peapõrutusi teeb endale. Vot, selline on siis see teine korrus siin, et ja Remo Savisaar on legendaarne loodusfotograaf. Kes ei tea, kes on Remo Savisaar, siis lööge Google'isse, vaadake, milliseid pilte see mees teha oskab. Põhjapõder, sarvede kaal 7 kilo. Nii, õue, vaatame, see õues on laternad. Sooja temperatuuri saab näha, mis siin praegu on, siis on sisuliselt näitab vist 7 kraadi, kui nüüd täpne olla. Ja siin on siis plaan või siis mis iganes majakaart või ei ole majakaart, drooni lennutada ei tohi.
nii, ära roni üle piiret, ära puuduta loomi, ära toida loomi, ära sisene joobe tunnustega, ära lärma, ära võta koera kaasa, ära võta lilli ära siit. Siis siin on nüüd see rada. Ja 5 eurot see oli pilet. Piletid näevad siis sellised välja. 2 tükki. Nii, oota, kus meie oleme? See on siis nüüd peahoone. Välja minna siis läheb mööda seda teed ja siin võid siis põtru näha, ilvest võib näha, karu näha, piisoneid, neid ma mäletan ja mingid rebaseid ka mäletan. Igaks juhuks näitan ära loomad, kes siin on. Võib-olla me ei näe mitte kedagi, siis jätke meelde. Siin on Kaupo Ilmet Elistvere loomapargi rajaja. Vot, tema jaoks on pink tehtud. Ägeda asja oled teinud. Nii. Ja ongi kohe piison. Euroopa piison. 2,6 meetrit on ja kõrgus on 1,9. 750 kilo. 20 aastat sündimisest Kirstuni. On. 265 on siis need, mis need on siis? Paaritumise aeg on augustist oktoobrini. Siin see info. Ja siin on, saate seda QR-i, kes tahab. Võtke QR nüüd. Vot, siit saab siis vaadata. Ja vana ise on seal. Niisugune ei ole soe ilm. Niisugune võiks olla soojem. Aga ei ole ka päris külm talv, nii et niisugune so-so, nii et toas ka ei viitsi istuda ja 5 euro eest tulla, okei, kütus ka siia. Vares lärmaks. Nee, kahekesi. Mingi tiike, mingi hais, kährik. See haiseb küll niimoodi, ma mäletan, ma elasin kunagi maal. Ja näed, siin on siis jälle järgmine QR-kood, kes tahab, siis võtke ekraanilt QR-kood. Ta on peidus praegu. Ja saate kähriku kohta. Nii, aitab küll, QR-kood salvestatud. QR-koer või QR-kood. Seal ei ole. Jou. Ei ole. Kes siin siis? See sama ala. Siuke raipais on, surnud loomais on see. Ta on seal taga jooksnud. Rebane. On hulluks läinud seal taga vist. Zoomis on peal. Ja siin on siis Red Fox ja QR-kood. Hoian veidikene, kes tahab. Võtke siis ekraani pealt selle kohta infot. Nii, piisab. Ja rebane, mis ta näitab siin siis? 75 on ainult pikkus. Saba pikkus 50, kõrgus 40, kaal on 10. Vaat kui kihvt, need on välja toodud elu iga 9 aastat. Ja paaritumise aeg on pausi peal või? Piison, nugis, rebane, kährik, kabehirv, jänes, karu ja metskits, hunt, põder, põhjapõder ja ilves. No vot, lähme teeme siis tiirud peale, vaatame, mis me saame. Näeme midagi või ei näe. Karu kohta siis, pruunkaru kohta, jah. 2,3 meetrit, 1,3 meetrit kõrg, 250 kilo. 40 aastatele, wow! Ja siin on siis juunist, mis see on siis? Oota, 4. Aprill kuni juuni on siis paaritamise aeg. Mis see on 220? Ma ei tea. 1 kuni 200 vist äkki järglast annab või? Ma ei tea, oota. 30 centimeetrit pikad, vanal oma käpajäljed. Karu magab seal. Ma ei taha kõvasti rääkida praegu. Aga ta on seal külje maha visanud. Päris suur on, jah? Ei ütleks, et väike on. Jah, ideaalis on see, et võiks olla siin ikkagi suure objektiiviga kaamera kaasas, siis sa saad äkki looma lähemalt.
filmida, aga kuna mina vlogin ainult, siis kõiki asju väga ei näe, aga nüüd ma näitan teile. Siin on meil metskits ja siin on tema 1,2 meetrit, 65 senti kõrge, 35 kilo, 10 aastat eluiga ja siit saab siis metskitse kohta QR-koodi, nii et lugege, vaadake ise lähemalt. Ja ta on seal nurga taga, seal aia taga, paistab seal. Ja kui hästi siit näha on, aga seal tema on. Siin on siis Elistvere mõisapargi lugu. Kuigi siin võiks ka tegelikult QR olla, et saaks netist lugeda. Aga samas tuled ikkagi ise kohale ja tutvud siis, see oli mõisaait on see, mis see veel ootab remonti. See on tegelikult suur ettevõtmine seda siin hooldada ja korras hoida aga ütleme, jalutajale ja looduslembelisele on see tegelikult vinge koht, ja praegu lähevad ilmad iga päev aina soojemaks, et miks mitte siia tulla kondama, jalutama, võtta pere kaasa, võtta pisipere kaasa või võtta isegi vanaema kaasa ja tulla siia parki. Esmalaks vaatasin, et põder, aga see on põdraplakat. Siin on siis nüüd veidikene Kabejärve kohta QR-kood järjekordselt. Ja siin on siis nüüd jutt tema kohta, see kasvab 1 meetri kõrguseks juba. Eluiga oli ka 16 aastat, seal ennem oli sama silt, aga see QR-kood oli kaduma läinud. Ja siin on siis, kohe vaatame põtra lähemalt ka, 2 meetrit laius, 1,1 meetrit kõrgus, kaal 150 kilo. Surematu. Ja siin on siis QR jälle põhjapõdra kohta, kes tahab, skännib ilusti ekraani pealt. Nii, ja sellel vennal on sarved maha võetud, siit ma vaatan. Ja seal aia taga ta on, ma ei tea, kui hästi siit näha on, aga tõstsin veidike kõrgemale seda kaamerat, et näha oleks. Selja sügamiseks on talle pandud sinna see hari. No mehekene, kus oma sarved kaotasid? Hästi on friisis see vend või? Ja ta vaatab seal. Päris äge. Taki närib seal. Porganditis sööb. Ma ei tea, kui hästi kuulda on, aga ta krõbistab midagi. Hästi vahivad neid. Ta mälub, vaata lõuk käib nagu liigesest välja. Vaata see tagumine on friisis. See on friisis, jah. Liigutas. Aga neid on siin päris palju, vaata. Need on nooremad. Neid ei ole täppe, vaata veel. Üks sarvik. Üks on sarve ja kaotan. Üks sarvik, siin on päris palju neid. Ma räägin, nad on siin kõik. Päris äge. Irved vaadatud. Liigume edasi ja orienteeruvalt ma ei ole tegelikult vist pooltki vist läbi käinud, aga me oleme siin olnud täpselt 15 mintsa praegu. Lähme vaatame, kas see järv ka veel eksisteerib. Kunagi sai siit järve äärde ka jalutada, kuskilt see tee sinnapoole läks. Ise ka hetkel liigume sinnapoole. Sealpool rohkem loomi ei ole ju. Kõik jääb sinnapoole. Ei, lähme vaatame, seal on mingid rajad, ma tean, siit saab järve äärde. Ma tahan jalutada. Kui see ei ole muidugi kinni pandud, kunagi sai jalutada. Aga näed, nüüd on siin mingi aed on ette pandud. Ja siit ei saa edasi. Kindel või? See on ametikäik, sinna ei tohi minna. Võite, kes siin elab. See teise poole tsilli. Vaadates neid palke, siis peab olema mingit suur loom, et ta neid ära ei lõhuks. Võõras ära tule. Aga näed, siit tee läheb, jah? Näeme vaatame. Kus see tee läheb? Ma vaatan, sa oled siin. Siin elab Olli või? See on voolu all, okei. Hunt. Kas hunti ma küll ei mäleta, et siin oli, vaat. Siit saad hundi kohta lugeda, QR jälle. Kiskelised ja koerlased. Eestis on levinud alamliik kanis
lupus. Canis lupus on Eestis siis. Hunt on Euroopas kaitstav liik. Eestis on jahiuluk, Eestis on nii palju hunte. Ei ole 90 senti kuni 1,5 meetrit. Tossa raisk. See on siis 80 senti, maksimum kõrgus saba on 50 senti, 20 kuni 60 kilo. Jomma joo, 4 kuni 10 aastat eluiga. Mis see paus tähendab? Ei teagi, mis see tähendab. Ära toida, ära paita, ilmselgelt hunti ei paita küll keegina. Ma ei näe ka teda, huvitav, kus ta on siis? Need tulevad õhtul välja, jumala kindel. Jumala kindel, et nad õhtul välja tulevad. Tead, siin jalutades hakkab isegi palab, ma ütleks. Aga mega mõnus süke kevadine, selle asemel, et kodus passidena. Mulle väga meeldib praegu. Linnud laulavad igal pool, täis kevad. Kerida saab seal midagi. Hundi eluring läbi 4 aasta. Mida nad teevad septembris, oktoobris, novembris? Kogu info. Nii. Siis siin ongi 3 kuu kaupa, mida teed detsembris, jaanuaris ja veebruaris. Nemad peavad jahti siin siis. Nendel kuudel. Jooksuaeg on ka näed. Nendel kuudel. Uluvad. Ja see on veebruaris, mis siin märtsis on? Aprill ja mai. Aprillis sünnivad nad. No, aprillis on siis, mis siin juunis on toimub? Juuli ja august. Jaht hakkab üksinda, kutsikad hakkavad. Noored hundid. Neis hakkab otsast peale. Hundikari hakkab tasapisi kokku koonduma karja. Siis saad pingot tõmmata. Tõmbad seda ketast ja saad teada, kas pead hundiga puuri minema või pea. Ei, siin on palju muutunud sellest ajast, kui mina käisin siin, nii et kuigi siis oli ka tegelikult väga viisakas koht, aga nüüd on ikka midagi juurde tehtud kõvasti. Ma vaatan siin mingid istealasid ja värke ja päev looduses. Aga et see päev väga igav tuleks, siis ma annan selle korraks sinu kätte. Kaamera, mul on siin endal siuke asi. Energy drink, revap ja mojito maitsega, jah. Huvitav, mis loom seda häält tegi. Esimene emotsioon. Siia on niimoodi suhkurt pandud, et oi plingu magus see on minu jaoks olnud. Ma näitan teile päris sinililli. Siin on. Need, mis Tartus on, need ei ole sinililled, aga siin on nagu päris sinililled on siin, jah. Tahaks päris sinililli, kui päris aus olla, iseenda aeda ka saada neid, et need, mis linnas on, need ei ole sinililled, need on, ma ei mäleta nende nime, aga need on ilusad tõesti. Jah, see põder, mis ennem sai näidatud, oli põhjapõder, et see vend on 2 meetrit kõrge, see on kõrguseni kops teine, 2,5 meetrit. 20 aastat ära. 450 kilo, no vot see on nüüd see meie põder, mis meie metsades on. 20 aastat. Sünnimärk on see, jah, sünnist surmani 20. Ja näed, siin on paaritusaeg on jälle august kuni siis september, jah, kuu aega ainult. Ja moose, vot jälle QR-kood, loodushuviline, nii tegid pildi ära, väga hea. Salus Jumari ohtlikult mürgine. Need ei ole mustikad, ära sööma küll hakka. Beinberry on ta, aga Salus Jumari on see.
Ussimari Ussimari või? nimed, näe, rahvussuus. Äkitse haiguse rohi viitavad, et taim on mürgine. Nii. Lodjapuu. Leplik 2-4 meetrit kõrge. See on lihtsalt mürgine, siin on vahe sees, vaata, kas on ohtlikult mürgine või see tava mürgine. Lihtsalt ümbrus. Seda nagu oleks isegi näinud kuskil, aga jälle mingisugused pesad, ma ei tea, mis need on. Pigem kaunistused, jah. No, siukene. Ei tea, ühe korra ma olen õnnestunud puu otsast teda näha, kui ma siin Helisteres käisin. Normaalsed helid. Aga ma arvan, et ta on kuskil ilmselt siin, kuskil rägastikus peidus. Jumal vinge läks. Tule välja. Ei tule ta puu. Kas see on puu helist? Puu, jah. Tuules kõigub mingi vana puu, no. Siis ragiseb. Seni, kuni ta ühel päeval alla kukub ära murdub. No kuidas see Ilves saab? Ei, siit kunagi pani ju Põgemneema ka minu arust. Kas ei olnud mitte Helistere loomapark, kus pani üle aia? No puu oksa pidi saad ju minna küll. Võt, siin on Ilvese kohta infot ka, vaata, mis siin on siis. 1 meeter ja 10, kõrgus 65 senti, 20 kilo kaalub, 15 aastat eluiga ja siin on siis Ilvese kohta veidikene väike QR-kood teile jälle. Nii, 3, 2, 1, said skännitud. Helistere õpperada ja rada on libe, on hoiatus. Ratastooliga võib matkarajale minna vaid saatjaga. Inva tee vaatetornini, seal on vaatetorn kuskil. Okei. Lähme vaatetorni vaatama. Siin on päris vägev siukene metsik loodus. Vau. Vau, kui äge. Õpperajad. Ja sellest üldine info. Näevad siin erinevad numbrid. Suur veekorral on rada läbimatu. No siin on tee tehtud ilusti, näed, siin on see põrk pandud, et ei oleks libe. Ma arvan, et see on sellepärast pandud, et... Jah. Sest kui ikkagi siin vihma on sadanud, siis ma arvan, see laudis on väga libe siin. Mulle meenub, ma olen ikkagi vist kunagi hästi ammu käinud siin. Ikkagi, ma arvan, siis, kui me käisime, siis oli ka see rada olemas siin. Aga siuke päris äge nagu. Siin on näha kohe, et on vesi, vaata kõva. Puujuured on välja tulnud. Kõdusoomets. Kõdusoomets või? Sinna alla minna kõndima, siis oled ilmselt kohe seal põlvini mudas ka. Ja näed, sealt tulevad inimesed. Siit algav laud teen edasi-tagasi käimisel kokku umbes 1 kilt. Ei, nii kaugele ma ei lähe. Seal on nüüd vaatetorn paistab seal. Seda küll ei olnud eelmine kord, kui mina käisin. Kasekeeru kärsakas või? Vaata, mune 35 mune. Okei. Ja siit on siis torni minek. No see torn on küll nüüd uus asi, jah, kindlasti. Lähen viskan ise ka pilgu peale ja siit saab siis vaadata, kus me oleme. Siin saab puhata, ilus pink on tehtud siia päris paksust palgist. Ja see on niimoodi palkide peale ehitatud see torn. No siin on nii lödi ala. Vaata, kalad. Helistere järv on siin, oot sulle. Vooremaa maastikukaitseala. Nii, laius on peaaegu kilomeeter ja pikkus 4 kilomeetrit, nii suur järv. Mudamaa on Vingerjas. Vingerjas, mitte Angerjas. Vingerjas, jah. Sellist kalanime ma ei ole kuulnudki. Vingerjas, jah. Angeret ma tean, aga Vingeret. Viidikat tean, kiiska tean, ahvenat tean, Angeret tean. Seda ei tea, Mudamaa, haugi tean. Koger, linask tean, latikas, särg, roosärg. No siin on tõesti kõigu lahe. Päris puhas järv on. Võiks öelda nagu Saadjärv, aga tundub, et see põhi on siit siuke mudane.
Aga paadiga läheks isegi siia täitsa sõitma. Kellegi kodu vastas kohe. Kajakad on seal, jah. Ja see torn on seal nüüd selja taga. Kohe lähme viskame pilgu sinna ka peale ja kui hea vaade sealt tornist siis on. See peitab täpselt samamoodi, kui sa oled laialt see paadi. Jah, oli küll. Huvitav, et siin ei olegi keeruga, lähed nagu otse kohe. Tegelikult on äge, et siuksed vaatetornid on tehtud. See on päris vinge. Aga juba olemegi üleval. No vot, see võiks olla veel pikem, aga või kõrgem tähendab. Nii, mis meil siin siis on? Vesikana, rägapart, kühnok, luik, hüüp, naerukajakas, hallhaigur, punapeavart, tuttpütt, sinikael ja must viires. Praegu muidugi hea vaade, suvel on siit kõik roheline, ei näe kuhugi midagi. Talvel on ka kindlasti ilus siin. Kindlasti kohe. Jah. Veits kõrgust nagu on. Ja siit näeb järve ka juba. Ei, ilus koht on siin, tõesti ilus. Aga 4 kilomeetrit on pikk, siis ei ütleks küll, et 4 kilti on, aga sealt lõpu poolt vist on jah kuskilt, siis ma pakun see peaaegu kilomeeter laius siis. Jah. Ei tea jah, torni kõrgust kuskil ei näinud, et palju see kõrgus on, aga silma järgi ma pakun tsukene 10, 12, 10, 20 palju, 10, 12, 15, 20, no sinna kanti jah. Ma pakun ikka üle 10 niimoodi kuskil. Aga jah, siuke väike metsarada, et kindlasti võtta jaluta, et vaatad küll, et ma ei hakka minema sinna, et loomad siin, aga ma ütleks, et ma võrdlen seda jalutuskäiku täna siin rabamatkaga. Sisuliselt oled nagu rabamatkal, aga sul on lisaks võimalus veel loomi näha. #Elisturi loomapark ja siin ilmselt saad oma piknikut pidada, võtad oma võikud ja grillvorsti kaasa, siis metsloomad tunnevad ainult lõhna ja neile sa neid anda ei tohi, nii et ja nüüd meil ei nägemata veel midagi vist või jäi. Karu on sinna tulnud vahepeal vist. Ta askeldab jah. Ja näe, vaatab lihtsalt. Lähme, karu on vahepeal üles ärkanud. Nad on nii palju lärmi teinud siin kõik, et palju möllab, nii on hambaarsti juurde vaja minna. Oi. See punane on. Näed, seal sees. On magab ese sees. Keegi on jah seal pesas. Kes see on? Ma ei tea, seal poole siit. Mängukarud on siin. No, tuhkur. Tuhkur, jah. Hiire tagajalga jalg. $30-40 senti. Kaalub 1,5 kilo lagi. 5-10 aastat ja siin on siis tuhkru kohta veits infi ka. Ja üks vend sööb kedagi, see on kellegi jalg rees. See on metsnugis siin hoopis. Ja 50 senti, 15 on kõrgus, 2 kilo kaalub. 10 aastat on eluiga. Ja seal tõmbab paaki endale mingit toitu praegu. Mingi kellegi jalg on ja pool keha on järgi jäänud. Jube põnev tõesti.
ja siin on siis Kivinugis, siin on veidike infot tema kohta ja see on 1,2 on kõrgus, ei 12 senti see on siis või? See on suht madal ju, 2,3 kilo, 18 eluaastat. Tüüpi paista ka siin kuskil. Veekauss on see nende. Rohkem ei ole kedagi siin on jah? Ei olnud jah, heidus. Okei. Seal taga on Eesti maalammas. Sööb ja toimetab seal. Siin on tal hea turvaline olla. Aed on ees. Hundid liiga ei tee. Ta on ikka veel selline. Ja reban ikka jooks. Ta on hulluks läinud. See reban on hulluks läinud jah. Näriliste maja. Nii. Hiirvaikust. Ühesõnaga, hiirvaikust. Ma ei räägi siin sees mitte midagi. Näitan ainult pilti. Hästi väike oli siin Näriliste maja, aga küll oli dilemma, oleks tahtnud paar sõnagi rääkida, aga jah, ütleme niimoodi, et mul läks ajaliselt siis põhimõtteliselt 7 mintsa veel ja oleks täpselt tund olnud, nii et tunniga sisuliselt jalutab seal läbi, meil jäi üks metsarada kõndimata see pool kilomeetrit ühele pool tagasi, et seal pidi ainult vesi olema, küsime siin külastajate käest ja see jäi meil kõndimata, aga siukene tunnine käik looduses. Nii et kui sa ei ole käinud Helistares, aja kark alla ja mugavast tsoonist välja ja tule tšekka seda Helistare loomaparki. Tšau!